nii, ma hakkan siis rääkima sellest. Oot. Tõmba püksid teha. Keegi ei tohi näha, ma kodupüksite sõna, ma tahaks kuidagi sirutad jalgu, aga siis kui sa sirutad jalgu, siis raske on ilusti istuda. Järgmine klipp on, kus ma olen sirge seljaga. Tere kõigile! Täna olen siin jälle oma sõbranna Eliisega ja me mõtlesime, et me räägiks täna natukene Ida-Virumaast ja kuidas siin üldse on ja mis me siis sellest, mis on meie nägemused ja arvamused siis sellest paigast, kuna nimelt me mõlemad tegelikult elame siin. Eliise mitte nüüd enam igapäevaselt, aga siiski väga suure enamus oma elust oled ju elanud täitsa siin. Jah, sündinud kasvanud. Jah, mina olen täitsa terve oma elu elanud Ida-Virumaal enamus aega pisikeses Konju külas, mis on Toila vallas ja nüüd elan Vokas, mis on siis Alevik ja mis on samuti Toila vallas. Et ma usun, et Toilat päris paljud teavad, kes Ida-Virumaal niimoodi tihedalt ei käi, võib-olla just ka spa tõttu või Orupargi tõttu, et Toilat üldiselt ikkagi Toilast inimesed on kuulnud. Vokast ja Konjust pigem mitte nii väga ilmselt, aga ühesõnaga need on hästi lähestikku. Konju kitsefarm on kindlasti meediast läbi käinud. Ja just, põhimõtteliselt ma elan Konju kitsefarmile väga ligidal, ütleme siis nii. Ja Eliise? Ja mina olen sündinud Narva haiglas. Ja oled ja mina olen iseenesest Tallinnas sündinud, aga ma ei ole seal elanud. Ma olen täitsa sündinud Ida-Virumaal. Siis elasin aasta aega, me elasime kas Narva-Jõesuus või Narvas, siis kui ma olin aastal, ma ei mäleta sellest midagi. Ja siis juba kolisimegi Pühajõele, siis ma elasin nüüd kuni ütleme eelmise aastani elasin täitsa Pühajõel ja siis sealt edasi läksin Jõhvi aastaks ajaks või pool aastat elasin niimoodi Jõhvi Pühajõe vahelt ja siis nüüd elan Tartus. Ja Pühajõe on siis ütleme, et nagu Voka ja Toila vahel võib-olla on nii kõige parem kirjeldada. Ka ühesõnaga Toila vallas hästi Toila park on väga lähedal seal, kus Eliise elab. Aga me mõtlesimegi, et kuna meie oleme tegelikult nii kaua elanud Ida-Virumaal tervet siis oma elud, et me ikkagi ütleme, et teame päris hästi, ma arvan, kuidas siin asjad käivad ja niimoodi. Meil on oma nägemus või oma nägemus. Et me nii väga ei räägi siin võib-olla faktidest, vaid lihtsalt oma silme läbi ja oma nägemusest siis, sest et tegelikult kokkupuudetest ka ja teistest. Nagu et mina just käisin siin oma kursusega siis reisil Ida-Virumaad avastamas. Eliisega geograafiat. Ja siis näiteks seal oli hästi palju seda, et ma sain kuidagi nende eelarvamustega puutusin kokku, et ma olin aasta aega olnud nagu mingi ei ausalt, Ida-Virumaal on tore ja siis kõik oli päriselt ka. Et just, et mind on ka pannud mõtlema see, et kui palju on tegelikult ju, ütleme, et internetis ka näiteks need, kes ju tihti avaldavad arvamust, need ei ole ju ka tegelikult faktide põhjal, on ju. Et need on ka lihtsalt, et palju hästi tihti ka avaldavad arvamust need, kes ise pole käinud Ida-Virumaal või siis käisid, ütleme, 20 aastat tagasi, on ju, ja siis räägivad nendest kogemustest, nagu need oleksid siiamaani tõsi. Ja see teeb tihti, olgem ausad, kui see on niisugune väga tuline Ida-Virumaa vastuarvamus teeb nagu haiget küll, on ju. Kui sa ise nagu usud selle koha iludusse ja headusesse, siis on nagu nõme näha, kui sa näed, et keegi viskab suust välja mingeid mürgiseid kommentaare ja tegelikult need ei põhine üldse mingisugusel tema reaalsel kogemusel, vaid lihtsalt sellel, mis ta arvab, et seal on või mis tema on kelleltki teised kuulnud. Et sellepärast võib-olla on oluline, et me natukene nagu, lihtsalt anname ka oma vaatenurgat, oleks vähemalt, et siis ise valid, mida kuulad või mida usud. Aga kõige parem on muidugi see, kui sa ise tuled vaatama ja ise koged ja siis oma arvamuse põhjal siis kujundad välja, mis sa arvad. Aga et võib-olla siis räägikski kõige esimesena sellest kõige põhilisemast arvamusest või niimoodi, mis on Ida-Virumaa kohta, mis mina ütleks, et see on otseselt kuidagi mingisugune halb arvamus või nii, kuigi võib-olla kui paljud seda esitavad, nad mõtlevad seda negatiivsemalt. Aga see on siis see, et Ida-Virumaal on ainult venelased, vähemalt ma tunnen, et see on see kõige põhilisem kuidagi. Et just, ma ei tea, kui käid kuskil väljaspool mingitel, ma ei tea, seminaridel, konverentsidel, kohtumistel, ma ei tea, kuskil suuremates linnades, siis ütled, kui küsitakse, kus sa pärit oled, ütled, et Ida-Virumaalt on just kõik on natuke nagu üllatunud, et oota. Aga sa räägid eesti keelt ju, midagi sa ajad, midagi sassi on ju, või siis ma ei usu, on ju. No kuigi nüüd, see on aastatega paremaks läinud, ma ütlen. Mul on siuke tunne, et nagu kuidagi natukene inimesed on ikkagi teadlikumad, aga samas mitte kindlasti kõik, on ju. Et mina kuidagi selgitaks seda nii, et muidugi siin on venelasi, see on väga suur osa elanikkonnast, aga see ei tähenda üldse, et nad on ainult venelased ja ainult nagu kõigil igal pool. Aga see ongi loomulik, et
noh, et tekivadki sellised Eesti ja vene külad või et inimesed on ikkagi seal, kus on neil mugav ja kui sa oled omakeelses keskkonnas, siis sul ongi seal hea toimetada ja elada, see ei ole midagi imelikku ja tegelikult kui nüüd niimoodi võtta, siis Tallinnas on samamoodi väga palju venelasi. Absoluutselt. Aga see oli ka mingi asi, mida ma sellel reisil nagu kohtasin, et kui me läksime Kivivilli ja seal rääkisid poemüüjad kõik eesti keeles meiega, siis noh, teised olid nagu mingi vau, nad rääkisid eesti keeles, ma olin mingi nojah, noh, selles suhtes, et isegi kui sa lähed poodi või sellisesse, et muidugi idavirukad ise saavad vene keelest, meie ei räägi vene keelt küll. Noh, nagu niimoodi enam-vähem on. No ongi täpselt, et põhivestluse saad täna peetud. Käisime ka söömas ja see teenindaja ei suutnud või ei saanud. Jõhvis käisime siis. Jah, käisime Jõhvis söömas. Teenindaja ei rääkinud eesti keelt, meie ei rääkinud otseselt talle vene keeles vastu, vaid me rääkisime kumbki oma keeles ja me mõistsime väga hästi. No, ja, mis värk toimub? Saime aru, saime hakkama. Et selline asi on ja lisaks tavaliselt ikkagi teenindus ja selline ikka osatakse nagu eesti keeles ka rääkida ja numbreid ja asju tegelikult idavirukad pigem ise hakkavad rääkima vene keeles, siis nagu vene inimesed räägivad vastu, et minnakse mugavamale keelele üle. Ma ütlekski, et nendes suurtes linnades pigem on need kohad, kuhu on koondunud vene rahvuses inimesed ja sellised väiksemad kohad, külad, alevikud, seal nagu nii palju ei ole. Sest et see on ikkagi selle tööstuspiirkonna järgi, et kui saadeti umbes Venemaalt need inimesed siia Eestisse nõukaajal, siis nad läksidki, nad tulid ju tööle siia ja nad pandi elama nendesse korterelamutesse ja siis need, kes jäid pärast iseseisvamist, need siis ongi jäänud sinna samma. Kui mina mõtlen nagu kohtade peale, kus Ida-Virumaal elavad põhiliselt ainult venelased, mis mulle isiklikult meelde tulevad, ongi kohe Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve. Jällegi, kui mina seda ütlen, ma ei ütle seda üldse mingisuguse negatiivse laenguga, sest minu arust see on just huvitav, kui erinevad kultuurid on koos. Meie oleme ka nagu piisavalt noored, et meid enam see minevik nii väga ei mõjuta, et võib-olla ongi näiteks meie vanemad, vanaisad on lihtsalt, see on neile nagu kuidagi ikkagi nii südamesse mälestus, mis on kunagi toimunud, et neil on väga raske võib-olla siis venelasi nagu kuidagi vastu võtta või armastada või aktsepteerida. Et meil on noortel on selles suhtes lihtsam nagu. Aga jah, sa tõid ühe teise asja veel välja mõjutus selle keele asja on ju. Et jah, iga eestlane Ida-Virumaal ei räägi vene keelt. Väga paljud räägivad, eriti just ütleme meie võib-olla vanemate ealised. Ja, muidugi. Aga noored, selles suhtes, et koolis ilmselt, ma ei ütleks, et meie koolis kuidagi väga hästi õpetatakse vene keelt või mina ei olegi väga koolis õppinud vene keelt, ma õppisin saksa keelt, aga ma arvan, et see tase on suht sama, mis igal pool mujal Eestis ja kui sa ei saa seda praktikat, kui sa käidki Eesti koolis ja sa suhtled oma Eesti sõpradega siis või eestlastest sõpradega, siis ega sul ei ole seda praktikat ja sul ei tule see keel, et inglise keele saavad kõik selgeks, sellepärast et me kuulame ja vaatame videosid kõik inglise keeles, aga samamoodi saksa keel, mida ma ülikaua õppisin, mul ei ole ka selge, sest et mul ei olnud praktikat ja see on selles suhtes, kui sa oledki sellisest Eesti kogukonnast tuled, siis sul ei ole seda vene keelt suus. Ma saan ilmselt aru võib-olla rohkem kui ütleks siuke keskmine noor Eestis, sest et need, kes ei ole üldse kokku puutunud, neil on nagu raskem võib-olla niimoodi, aga ma ütleks, et ma ei räägi põhimõtteliselt nagu üldse. Ja Liise iseenesest gümnaasiumi osa käis koolis, kus oli nagu siis see, kuidas seda kutsutakse, keelekümbluskool või? Ei, lihtsalt olid pooled eestlased, pooled venelased. Jah, põhimõtteliselt, et aga see nagu otseselt sa ei ütleks, et või milline see kogemus üldse oli? No ma ütleks, et selles suhtes, kui see on nagu segregatsioon või selline, et nagu linnaruumides on ka see, et kõik rahvused hoiavad ikkagi oma ette või et kui sa oled üksik jaapanlane ja lähed kuskile suurde linna Tallinnasse elama, siis sa lähed sinna, kus on teised jaapanlased, nagu otsid oma kogukonna, kellega sa saad vabalt suhelda ja olla ja kellel on samad väärtused ja kõik see, siis see on mugavam, et see ei tähenda, et sul teiste vastu midagi. Ja see ongi täiesti loomulik protsess ja samamoodi minu arust selle 3 aastaga, kui sa lähed sellisesse gümnaasiumisse, siis jah, me suhtlesime küll nagu põgusalt ka nagu teist venelastega või aga ikkagi oli natuke see, et eestlased olid, Eesti klassid olid ju pigem ja siis need venelased üksikud, kes olid meie klassis, nemad rääkisid eesti keeles, aga kui olid vahetunnid, siis nad suhtlesid omavahel ikka vene keeles, hoidsid oma ette, et nagu minul ei olnud küll nagu mingit tarvidust
vene keeles nagu teistega rääkida, et pigem oli ikka see, et kui siis rääkisime venelastega, siis näiteks nemad lülitasid ümber eesti keele peale, mis ei ole muidugi kuskilt otsast kasulik minu jaoks. Ma oleks võinud saada selle keele nagu selgeks, aga ei saanud. Tegelikult vene noored oskavad juba enamus väga hästi eesti keelt ka, siis selline nagu arusaamine ja läbisaamine tekib küll. Minu arust tunduks väga ränk ka see, kui me siis sunniks kõiki neid venelasi omavahel eesti keeles umbes rääkima, et see tundub ka mõistlik kuskilt otsast. Sunnitud asi ei ole kunagi nagu ükskõik, kas see puudutab keelt või midagi muud. Sunnitud asi ei ole kunagi see asi on ju. Pigem oleks nagu see, et sa tekitad selles inimeses kuidagi selle soovi või kas või selle vajaduse õppida see keel selgeks on ju. Et kui sa oled näiteks ainuke venelane eestlaste seas, siis sul on väga suur vajadus see keel selgeks saada on ju. Või ongi, et sul on see soov, et sa lihtsalt tahad suhelda näiteks teiste oma koolikaaslastega ka, siis sul tulebki see soov. Siis mina tunnen, et kindlasti üks asi see, mida on veel, mida inimesed võivad eeldada, on siis see, et igal pool on ainult pigem siuksed kummituslinnad ja siuksed maha jäetud tööstusrajoonid ja et eriti võib-olla ilusat loodust ei ole ja nii edasi ja see ei ole kindlasti mitte tõsi on ju. Ma ütleks, et selliseid kummituslinnu või selliseid kohti ilmselt on võib-olla rohkem sellepärast, et need tööstuse jaoks konkreetselt ehitatud linnad ja kui see tööstus pannakse kinni, siis sinna ei jäägi enam et see elanikkond läheb ära ja see on paratamatu, aga selles suhtes, et seda kindlasti selle linnastumisega, et kõik lähevadki linnadesse elama, siis neid maha jäetud kohti tekib aina juurde. Ja neid on ka mujal. See ongi üle Eesti. Just. Ja samas iseenesest on äge see, et tegelikult ju siuksed nagu vanad ja pooled siuksed nagu lagunenud ja maha jäetud kohad on ju just siuksed, mis tulevad täiega nagu moodi. Mis on minu arust äge, et inimestel meeldib käia neid avastamas, mis on meile selles suhtes siuke väga voorus, et tulge on ju. Selles suhtes Viivikonna on ju päris siukene nagu tuntud kant on ju, kus mina alles nüüd ütleme nädal aega tagasi ja eelmine nädalavahetus käisin esimest korda. Ma polnud seal varem käinud, aga see polnud üldse nagu nii maha jäetud, kui ma arvasin. Seal on ainult üks väike osa on see, esimene osa on maha jäetud, aga ülejäänud seal nagu täiega nädalavahetusel toimetati põhimõtteliselt igas majapidamises. Keegi niitis muru nagu selles suhtes, et on ka kuidagi, ma tunnen sellele loodud siukene nagu, et nagu mingi mega suur uhke kummituslinn, kus on väga palju maju, kõik on maha jätud, mitte ühtegi hingelist ei ela, see ei ole üldse nagu nii, et ongi, et see on hästi nagu kuidagi lihtsalt reklaamitakse seda justkui nagu nii, aga iseenesest see on nagu äge, et ma tunnen, et inimesed enam ei pelga neid maha jätud kohti, vaid see on pigem põnev, et ma võib-olla lähen ja saangi mingi osa nagu kuidagi olen osa ajaloost või midagi on ju. Et loodust on palju ilusat, ei ole üldse ainult kaevandused värki jällegi, näiteks vana endine kaevanduspiirkond Aidu on ju on väga hästi nüüd kasutatud selles suhtes just ära, et selles suhtes ongi Ida-Virumaa nagu hästi äge kant, et ma tunnen, et meil siin töötatakse väga hästi nende asjadega, mis meil on nagu nende ressurssidega, et me ei proovi olla nagu keegi teine, vaid me olemegi täpselt meie ise ja me nagu mängime nende kaartidega, mis meil on kätte antud, et me olemegi, et okei, meil on need venelased, meil on need mahajäetud linnad, meil on need kaevandused, meil on need kunagised kaevanduse alad on ju ja kõik, mis sellest järgi on jäänud on ju, mis me sellega teeme, et see oleks äge. Ja ma arvan, et sellega on nagu muidugi see aina läheb, aga nagu juba on väga hästi hakkama saadud on ju. Siin tuleb ka võib-olla välja see teine punkt või ma ei tea, mitmes punkt igal juhul, et siin on nagu väga toredad need inimesed, keda on üldse väga palju, kes tahavad selle koha jaoks, kes tõesti usuvad selle koha erilisusesse, iludusse ja kes tahavad, meie kaasa arvatud on ja kes tahavad selle nimel nagu midagi teha. Mitte lihtsalt nii, et okei, siin on küll ilus ja tore ja kõik on ju, et me oleme me usume sellesse kohta nii palju, et kuidas mina saan panustada, kuidas ma saan seda teistele näidata on ju, kuidas ma saan siia kutsuda inimesi ja kuidas ma saan levitada seda infot on ju. Aga võib-olla loodus ja selle maastiku suhtes, mis võib ka välja tuua ongi et näiteks meil on see Pankrannik, meil on väga pikad rannad, eks ju, meil on tegelikult Peipsi rand, kus on väga pikk liivarand, eks ju, saad seal olla ja seal lisaks on nii hea positsiooniga, et terve päev põhimõtteliselt päike paistab sulle peale, et ei lähe kuskile, ei lähe metsa taha ja et selles suhtes ja kõik, tegelikult see Suusamägi, eks ju, Kivi-Eelis, et mis on tehismägi, aga me oleme selle ära kasutanud. Ja just, et Ida-Virumaa ongi nagu seiklusmaa, nagu me reklaamime, et siin on nii palju muidugi nagu puhkamisasju on ka,
aga seiklusmaa imago nagu valitigi just selle tõttu, et puhkuse variant on justkui nagu väga paljudes kohtades, aga seiklus on mingi siuke asi, mida meil on meie silmis justkui nagu veel eriti palju võrreldes teistega, et see on nagu meie siuke nišš on ju. Ja see Aidu karjäär samamoodi on ju minu jaoks nagu täiesti kaevanduspark. Ja nagu täiesti äge koht nagu selles mõttes, kuidas see on ära kasutatud praegu. Et siin on teha ja näha ja vaadata palju, kui oletegi eriti praegu veel ju, kuigi ma ei tea, mis ajal see video üles läheb praegu iseenesest, kui me filmime on 1. juuni. Nii, tulevikku mina segan siin korra, minevikku mina vahele, et ma just editin siin seda videot ja nagu ma seal ütlesin, siis see oli filmitud 1. juuni ja jutt oli siis 2019 aastast. Praegu on siis 2020 kevad ja nagu te teate, siis praegu situatsioon on tegelikult maailmas hoopis teistsugune ja see üleskutse, mis ma seal videos tegin, võib-olla hetkel väga ei meigi sensi lihtsalt sellepärast, et ei ole võimalust teha neid asju, mis ma seal videos soovitan teha. Küll aga te olete ikkagi muidugi Ida-Virusse väga oodatud, muidugi lihtsalt silmas pidades kõiki neid piiranguid ja reegleid, mis hetkel seatud on. Kuidagi see footage sellest videost oli mul lihtsalt kuhugi seisma jäänud ja ma nüüd leidsin selle üles, et see video läheb oluliselt hiljem üles, kui mul tegelikult algselt plaanis oli, aga vahet ei ole, see info on siiski kõik seal õige, lihtsalt jah, olete ikkagi Ida-Virusse oodatud, aga ilmselgelt pidage meeles neid piiranguid, mis hetkel on seatud. Lähme video juurde tagasi. Et millal iganes üles läheb, siis tegelikult praegu on ju tegelikult see terve suur suvi ees, mis on üldiselt eestlastele siuke, et lähme käime kuskile, tavaliselt ma ei tea, tallinlased on pigem nagu, et lähme käime Saaremaal või kuidagi siuke mingi traditsiooniline koht, või lähme käime Pärnus. Siuke nagu, kus ma tunnen, et eestlased hästi tihti suvel käivad, aga kui te ei ole veel nagu käinud siin kandis, siis võtke just midagi julget ja ebatraditsioonilist võib-olla ette, et nagu on äge päris siin saab täiega erinevaid puhkuseid ka, sa võid ollagi kuskil Narva jääsus rannas peisitada ja nautidagi randa või siis sa võidki käia kuskil elamusparkides ja Aidus vee peal ja kaevanduspargis ja kõiki neid asju saab ju katsetada ja proovida ja käia. Ja alati saab küsida meie käest, et kusjuures üks üllatuslik koht, mida nagu, mis avaldas mulje, et minu siis kursakatele ja mida nad välja tõid, oli see, kui me käisime Sillamäel ja nad nägid seda promenaadi. Minu jaoks oli nii üllatuseks, sest et nagu ma olen seal kuidagi nii ikkagi tihedalt käinud ja ma käisin Sillamäel ja trennis ja et see ei olnud nagu minu jaoks kuidagi nii suurejooneline, aga siis nad olid nagu mingi vau. Aga seda kohta sa ei näegi, kui sa lihtsalt sõidad mööda Tallinn-Narva maanteed. Ja siis sa näed ainult nagu neid Hruštšovkasid ja neid kortermaju suuri, et nagu 9-korruseliseid. Ongi, et peab olema seda indu nagu avastada, mitte nii, et ma nagu kuulan neid eelarvamusi ja lihtsalt sõidan rotuga läbi ja usun seda kõike on ju. Ja tegelikult Tartust näiteks idasse on palju lühem maa kui Tartust Tallinnasse. Ja. Tallinnast on lühem maa idasse kui Tallinnast Tartusse. Nii et selles suhtes igal juhul see ei ole Ida-Virumaa ei ole üldse kauge koht, kuhu tulla ja ma arvan, et see ongi täpselt see, et tundub ilmselt vaimselt kuidagi kauge. Vaimselt on kauge inimeste jaoks, aga oma silm on kuningas ja tullagi ja suhelda nende inimestega, sest et tegelikult Ida-Virumaa inimesed, ma arvan, et on väga kuidagi, vähemalt ma ise tunnetan, et Ida-Virumaa inimesed on sellised nagu lõbusad ja võib-olla eestlased on natuke teistsugused temperamendiga kui ülejäänud eestlased, me oleme siuksed lustakad ja... Jah, sest meil on tegelikult ju nii, meil on õppida teistelt kultuuridelt ka ju palju, et meil on venelastelt õppida, neil on meilt õppida, et see ongi nagu see, et me saame rikastada üksteist, mitte vaadata, et mis nagu vigasid nad endaga kaasa toovad, mis sellega, et nad elavad nagu siin, et tegelikult jah, ma tunnen ka nii, et muidu tegelikult eestlased on üpris nagu tõsised, võib-olla siin on natuke vähem tõsised, aga see on ka, ongi see ei ole mingi fakt, see on kuidagi tunnetuslik, aga ma olen nõus sinuga. Ühesõnaga, kui te tulete siia kanti, siis kindlasti, kui teil on mingeid küsimusi või soovitusi või midagi vaja, mul on blogis päris mitu nagu postitust ka, kus ma olen maininud erinevaid kohti, kus ma soovitaks käia, et ma võin need ka siis linkida siia postitusse. Aga alati te võite ka personaalselt selles suhtes kirjutada ja ükskõik kas mulle või Elisel, et me võime teile nagu täiesti vabalt vastata ja üldse ei küsi rahaga. Üldse ei küsi rahaga. Ja alati pange Instagrami pildid ka siis alla #Ida-Viru, #seiklusmaa, sest et mina küll vahepeal vaatan ikka neid pilte ja olen nagu mingi hoopis lahedates kohtades. Ja Ida-Virumaa turismi Insta-konto teeb vahepeal igast loosa ja asju ka, nii et tasub ikkagi panna. Sellest sai äkitselt promoklip. Nüüd lõpetame
lõpetame ära, enne kui liiga palju promo tuleb, Ida-Viru promo Me aitab peame küll. olema seiklusmaa TV-d. Jaa, tõsi. Kui teil on mingeid küsimusi, siis andke teada, kas või, et kui me võiks veel mingi taolise video teha, mida me seal rääkida võiks. Uued probleemid, võib-olla räägime poliitika teemadel või siis mingi haridusteemadel ja Podcasti vestlussaade. peaks tegema ikkagi, siis saab kauem vestelda. Video muidu läheb liiga pikaks. Aga olgu, aitäh teile vaatamast ja loodame, et saite mingit uut ja huvitavat infot või kinnitust mingile asjale, mida te juba arvasitegi, et on tõsi. Tšau! Tšau! Ja peaks võri tähega ära, ma ei tea, kas ma püsti on siit. Oi.